tere kõigile! Täna siis räägime, et kas ja kuidas võiksid vanemad aidata treenerit ja last sukeldumise etapis. Et veega kohanemises tundus kõik nagu väga loogiline ja lihtne, et seal oli vaja rohkem julgustust ja piisas vaid vannist ja dušist. Et aga sukeldumise etapis saab ka tegelikult mingeid asju ära teha. Et näiteks kindlasti kahe jalaga hüpped, mis me oleme rääkinud, et sukeldumise teemas oleks üks selline õpiväljund, mis ütleb, et laps peab tõukama kahe jalaga kas põhjast või nüüd platvormilt, et see on hästi oluline, et ta oskaks seda teha. Nii et seda saab ju tegelikult kodus harjutada, õues harjutada, kus iganes, kus saaks hüpata. Ja. Lapsed hüppavad niikuinii hea meelega igas kohas ja alati minu arust. Et aga mida veel, Piret, kodus saaks ära teha, mis oleks sinu jaoks oluline, et näed, laps vahepeal käis harjutamas, tuleb tundi ja kohe näed, et ongi vahe sees. Et see hingamise kontroll, et õhupalli on harjutatud vee alla minnes ja edasi siis mullide puhumine suu kaudu vette. Nii et pea läheb juba vee alla ja siis ninast samamoodi. Et kui me alguses selle kohanemise perioodil siis harjutasime veepiiril seda mulli puhumist, et siis nüüd võiks pea vee alla panna, et kui on vann, siis on ideaalne võimalus, et juba tõstab jalgu ka üles ja lähebki kõhuli sinna vanni ja puhub mulle ja. Et võib siis ka öelda emale ja isale, et me tegime draakonit ja ma olen nüüd ka draakon. Ja lähen nii puhun. Ja mina proovin vanematele siis öelda, et neid abistavaid vahendeid, mis on need täispuhutavad vahendid, et neid mitte kasutada selle õppeperioodi jooksul, et kui see sukeldumine on selge, siis oma lõbuks palun võite käia ja kasutada neid, aga nii kaua, kui ei ole sukeldumine selge, siis pigem mitte neid kätiseid, rõngaid, veste kasutada. Ja, neid on ju igas ujulas saadaval, on ju. Aga ma saan aru, et see mõte ongi sellest nüüd, et kui laps veel õpib sukeldumist, siis me ei taha, et miskit hoiaks teda kogu aeg vee peal. Et kui vanem läheb nüüd lapsega iseseisvalt ujuma, siis mitte panna, aga loomulikult peab last kogu aeg jälgima ja vaatama ja olema ta kõrval. Et ja seda küll, jah. Et see on hästi oluline mõte, et kui ta ei oska veel sukeldada ja jah, et kui ta pärast vabal ajal kasutavadki neid hõljumist parandavaid vahendeid, siis kindlasti mitte usaldada neid, et peab ikka olema kogu aeg kõrval, et tihti ma näen, et lapsevanem on saunas ja laps on kätistega basseinis, mis siis võib juhtuda, et ta kisub seal ise ära või läheb katki või mida iganes. Just. Ja siis ongi häda käes, et see ei ole vahend, mis laseb vanemal nüüd lõdvestuda selles mõttes, et mitte. Et see on mänguasi. Et see on mänguasi ja ta ei pea küll last otseselt süles hoidma, siis kui ta ei ole veel ujuja, ta on sügavas vees, aga see kindlasti ei vabasta teda vastutusest ja kohalolekust. Ja et see ka, et siis laske lapsel näidata, mida ta õppis trennis, et lapsed tahavad seda näidata vanematele. Et proovisime seda täna või toda ja tehke lapsega kaasa neid asju. Näidake, et oskate ka, äkki oskab. Ja laske lapsele õpetada neid. See on hästi oluline ka, et ta töötab läbi kõik need õpetused, mida treener on talle andnud. Et see on äge, aga survestada ei tasu vast. Et jätke see, mina ütleks vanematele, et jätke see õpetamine ikkagi treeneri hoolde. Et esiteks treener ongi õppinud ja metoodiliselt oskab läheneda asjadele õigesti. Et vanem võib-olla õpetabki nina kinni hoidmist ja veel minekut, mis tegelikult meie jaoks ei ole üldse aktsepteeritav. Et jah, et tehke seda, mida laps juba oskab. Las ta siis näitab teile. Mis ta nüüd õppis. Sellised soovitused, et lapsevanem saaks ka abiks olla natukene. Aitäh! Aitäh!